Mõnikord on lihtsam uskuda müsteeriumi kui tegelikku seletust. Seetõttu, kui näeme suuri kive, mis tunduvad olevat väga täpselt valmistatud, tekib meil kiiresti küsimus, kuidas nad seda tegid, kui neil polnud veel kaasaegseid masinaid. Siit algab oluline punkt. Mitte kõik kummalised iidsed ehitised ei ole kohe tullukate või salajase tehnoloogia tehtud. Mõnikord on vastus palju lihtsam. Selle tegid iidsed inimesed, kasutades visadust, planeerimist ja koostööd. Kuigi neil polnud kaasaegseid tööriistu, suutsid nad teha suuri asju, sest nad oskasid kaua töötada ühe eesmärgi nimel. Üks enim arutatud näiteid sellest on Gunung Padang Lääne-Jaavas Indoneesias. Esmapilgul läheb see välja nagu suur künka, mille peal on laiali laotatud kivid. Kohalikud on seda juba ammu pidanud pühaks paigaks. Kuid kui uurijad seda kaasaegse skaneerimistehnikaga uurisid, tekkis suur küsimus, kas see on lihtsalt looduslik künka või on inimene siin midagi teinud. Siit algas vaidlus. Mõned väidavad, et see paik võib olla erakordselt vana, väidetavalt isegi vanem kui Egiptuse püramiidid. On isegi väidetud, et see võib olla kuni 20 000 aastat vana või isegi rohkem. Kuid paljud arheoloogid ei nõustu väitega, et Gunung Padang on kindlasti 20 000 aastat vana. 2024 aastal võeti selle väitega seotud vastuoluline uuring tagasi pärast seda, kui tõendeid ja andmete tõlgendamise viisi hakati kahtluse alla seadma. See tähendab, et ei ole õige öelda, et see on kinnitatud kui maailma vanim püramiid. Kõige turvalisem ja tõepärasem seletus on järgmine. Gunung Padang on iidne megaliitiline paik, kus leidub looduslikke vulkaanilisi kivimeid. On selged märgid, et inimesed on seda kohandanud ja kasutanud kui püha paika. Siin nähtavad kivid ei ole tavalised kivid. Paljud neist on kolumnaarne basalt. Sellised kivid tekivad ainult siis, kui laava jahtub ja praguneb pikkadeks sammasteks. Mõnikord näevad need välja nagu looduslikud postid või plokid. Seetõttu ei pea kohe arvama, et kivid on tehtud laseri või mõne arenenud masinaga. Loodus ise on kujundanud paljude kivide kuju, aga inimene on need ümber paigutanud, korrastanud ja kasutanud, et muuta see koht eriliseks. Ja just seal muutubki lugu huvitavamaks. Sest isegi kui see ei ole tõend tullukate või kadunud kõrgtsivilisatsiooni kohta, näitab see, et iidsed inimesed oskasid juba valida häid kohti. Nad kasutasid looduslikke materjale ja lõid püha ruumi kindla plaani ja eesmärgiga. Kuigi nad ei kasutanud kaasaegseid masinaid, oli neil kannatlikkust, jõudu, organiseeritust ja usku. Ja muistses maailmas oli see mõnikord suurim tehnoloogia. Paljude inimeste võime tegutseda ühise eesmärgi nimel. Aga kui Indoneesias on koht, kus kasutati looduslikku kivi ja inimesed kujundasid seda, siis Indias võib näha ehitist, mille inimkäte töö on veelgi selgemini näha. See on Kailasa tempel Ellora koobastes Maharashtras. Ja siin ei räägita enam lihtsalt kivi kujundamisest. Siin on terve tempel välja raiutud ühest suurest kivist. Tavaliselt, kui me ehitame hoonet, alustame altpoolt. Kõigepealt tehakse vundament, siis postid, seinad, põrand ja katus. Aga Kailasa templis oli kõik vastupidi. Seda ei ehitatud eraldi plokkidest. See ei ole nagu maja, mis on ehitatud kihtide kaupa. Tempel on välja kaevatud ja raiutud ühest tahkest kivimassiivist, ülevalt alla. See on nagu võtaksid suure kivi ja eemaldaksid järk-järgult kõik mittevajaliku, kuni templi kuju seest välja ilmub. Aga siin ei räägime väikesest skulptuurist. See, mis välja tuli, oli suur kompleks koos sisehoovi, saali, sammaste, pühamu, treppide, nikerduste ja kujude ning ribultodega. Seal on elevandid, jumalused, dekoratiivsed detailid ja suured osad, mis näivad olevat eraldi hooned, kuid need on siiski kõik ühest kivist osa. UNESCO andmetel rajati Ellora koopad 5. sajandist kuni 12. sajandini ja brahmanistlike koobaste hulka kuulub ka tuntud Kailasa tempel, mis raiuti 7. kuni 10. sajandi vahel. Mõned väidavad, et Kailasa tempel ehitati 18 aastaga, kuid see ei ole kindel. On vanu lugusid, et see tehti kiiresti, kasutades palju töölisi, planeerijaid, skulptoreid ja pidevat kivisse nikerdamist. See ei olnud lihtne projekt. See nõudis põhjalikku planeerimist, kannatlikkust ja väga palju töötavaid käsi. Raske oli ette kujutada seda protsessi. Kui teed tavalises hoones vea, saad ühe ploki välja vahetada, saad seina parandada, saad materjali juurde lisada. Aga monoliitses templis on asi teisiti. Kui sa kivist liiga palju ära lõikad, ei saa seda enam niisama lihtsalt tagasi panna. Kui kolami mõõt on vale, ei saa seda lihtsalt nagu puitu või õõnes plokka välja vahetada. Iga lõige, iga sügavus, iga külg ja iga detail peab olema hoolikalt planeeritud.
see ongi põhjus, miks Kaila templit nii väga imetletakse. Mitte sellepärast, et see oleks võimatu, vaid sellepärast, et see on võimalik, kuid väga raske teha. Ja just see ongi tugevam argument. Vanu inimesi ei pea muutma müütilisteks, et nad oleksid imetlusväärsed. Me ei pea lugudesse tullukaid lisama, et olla hämmastunud. Piisab sellest, et näeme, et kunagi olid inimesed, kes suutsid suurelt mõelda. Nad tegid asju, mida saab tagasi pöörata. Aeglaselt, kuid täpselt. Ja pühendasid palju aastaid millelegi, mis oli neist endist suurem. Sellistes paikades näeme, kuidas inimene kasutas looduslikku kivi ja pühasid paiku. Kailasa templis näeme aga, kuidas terve mägi saab arhitektuuriks muuta. Need kaks kohta on erinevad, kuid õpetus on üks. Nüüd läheme tagasi templi koobastesse. Kui jagada templi koobastest eemaldatud kivide kogus nende aastate peale, mil seda ehitati, on selge, et nende igapäevane töö oli väga raske. Iga päev pidid nad eemaldama, purustama ja mäest suuri kive välja tooma. See ei olnud väike töö. Selleks oli vaja palju inimesi, selget plaani ja pidevat tööd. Siit algavadki sageli oletused. Mõned ütlevad, et see oli võimatu ainult lihtsate tööriistadega. Mõned arvavad, et võib-olla oli olemas mingi kadunud iidne tehnoloogia. On ka neid, kes usuvad, et kasutati lasereid, helilaineid või masinaid, kuid kui hoolikamalt vaadata, pole sellist seletust vaja. Kõige tõenäolisem vastus on organiseeritus. Tempel raiuti välja ülevalt alla. See tähendab, et töölised ei pidanud suuri kive üles tõstma. Kui nad kaevasid kivi ülevalt alla, said eemaldatud tükid lihtsalt gravitatsiooni abil alla kukkuda või ära viia. See on palju praktilisem kui kivide tõstmine, nagu tehakse teistes suurtes ehitustes. Vana- ja töölised kasutasid ka erinevaid tööriistu, kiile, haamreid, peitleid ja muid meetodeid, et kivi lõhestada. Tollal kasutati ka tehnikat, kus kivisse tehti augud, pandi sisse puit ja siis kasteti seda veega. Ja kui puit paisub, suureneb surve ja kivi võib soovitud suunas lõheneda. Kõlab lihtsalt, aga on tõhus. See ei tähenda, et see oleks lihtne, see on ikkagi väga raske. Vaja on palju inimesi, selget plaani ja pikka aega pidevat tööd. Seetõttu ei pea templi ehitamist muutma millekski võõraks ega müstiliseks, et see oleks muljetavaldav. Siin on õppetund palju selgem. Mõnikord ei olnud iidsete aegade tõeliselt arenenud tehnoloogia mitte masinad, vaid distsipliin, visadus ja paljude inimeste võime tegutseda nagu üks keha. Selle kõrval on aga üks koht, mida on palju raskem hinnata, sest see ei asu mägedes ega kõrbes. See asub mere all. See on Yonaguni monument Jaapanis. Aastal 1986 märkas üks sukeldumisõpetaja nimega Kihachiro Arata kummalist kivimoodustist Yonaguni saare lähedal. Vee all on suured lamedad kivid, mis meenutavad treppe, terrasse ja suuri servi, mis tunduvad väga sirged. Selle välimuse tõttu levis kiiresti idee, et see võib olla uppunud iidne linn. Mõned ütlesid isegi, et see võib olla Jaapani Atlantis. See kõlab tõesti põnevalt, eriti kuna see asub mere all. Kui suur struktuur näeb välja, nagu seal oleks astmed ja platvormid, on lihtne arvata, et selle on teinud inimesed. Aga seletustega tuleb olla ettevaatlik. Siiani pole kinnitatud, et Yonaguni monument oleks inimese tehtud. Paljud geoloogid usuvad, et see on looduslik kivimoodustis. Selle koha kivi võib murduda sirgete joontega, kuna seal on looduslikud kihid, praod, maavärinate tegevus ja vee liikumine. See tähendab, et sukeldujate nähtud trepid võivad olla kivide loomuliku murenemise tulemus, mitte iidsete ehitajate tehtud. Aga see ei tähenda ka, et siin pole midagi huvitavat. Isegi kui enamik moodustistest on looduslikud, on siiski võimalik, et inimesed kasutasid neid kunagi orientiirina, kalastuspaigana või pühapaigana, kui osa sellest oli kunagi madalamas vees. Aga see on juba teine teema. Inimeste poolt loodusliku koha kasutamine ei ole sama, mis terve veealuse linna ehitamine. Seega on õigem seda nii öelda. Yonaguni monument on salapärane veealune kivimoodustis, mille üle vaieldakse siiani. Mõned usuvad, et see on inimeste poolt muudetud. Kuid rohkem teaduslikke seletusi viitab looduslikule geoloogiale ja mõnikord on seda raske aktsepteerida, sest kui kivikuju on väga ilus, siis tahaksime uskuda, et selle taga on mingi suurem saladus. Aga loodus ise suudab samuti luua kujusid, mis näevad välja nagu inimese tehtud. Jaapanis asuva merepõhja juurest liigume nüüd edasi ühte maa-alusesse paika. See on Teringuju maa-alune linn Kappadookias, Türgis. Selle lugu kõlab nagu filmi algus.
Aastal 1963 tegeles üks mees Türgis oma maja remondiga. Renoveerimise käigus avastas ta seina tagant läbipääsu. See polnudki tavaline auk. See osutus sissepääsuks tohutusse maa-alusesse linna. Maa all olid tunnelid, toad, ventilatsioonisahtid, laoruumid, loomade pidamise kohad, kirik ja käigud, mida sai sulgeda suurte kivistustega. Julge teringuju ulatub umbes 85 meetri sügavusele. Väidetavalt mahutab see kuni 20 000 inimest koos toidu ja loomadega, eriti ohuajal. Siin tulevad taas mängu erinevad spekulatsioonid. Mõned ütlevad, et see võis olla punker iidse tuumasõja vastu. Teised arvavad, et see tehti tullukate eest varjumiseks. Teised seostavad seda iidsete suurte katastroofidega, kuid sellist seletust pole vaja. Asi on palju selgem. Põhjus, miks Kappadookias on maa-alune linn. Piirkonnas on pehme vulkaaniline kivim. Seda on lihtsam kaevata kui kõva kivi, aga kui see on juba välja kaevatud ja pinnale jäänud osa kõvastub, võib sellest saada tugev sein. Seetõttu on see koht ideaalne maa-aluste varjendite rajamiseks. Ja iidsetel aegadel oli inimestel palju põhjuseid, miks end varjata. Oli sissetunge, rüüsteretki, usulise tagakiusamise aegu ning oli gruppe, kes pidid kaitsma oma perekonda, toitu, loomi ja kogukonda. Seetõttu ei olnud Teringuju lihtsalt maa-alune linn teistsuguseks eluks. Õigem oleks seda pidada suureks varjendite süsteemiks. Kui pinnal oli oht, said inimesed alla minna. Nad sulgesid rasked kivist uksed, ventilatsioonišahtidest tuli õhku, oli vett, oli toiduvarusid, oli koht loomade jaoks. Seda ei tehtud selleks, et oleks mugav nagu tavalises kodus. See tehti selleks, et inimesed jääksid ellu, kui maailm maa peal enam turvaline ei olnud. Siiski on Teringujuus ka osi, mis on selgelt tehtud turvalisuse jaoks. Need ei ole lihtsalt maa-alused ruumid. Seal on kitsad käigud, kust korraga mahub läbi vaid üks inimene. On ka suured ümmargused kivist uksed, mida saab veeretada sissepääsu sulgemiseks. Ja mis kõige tähtsam, paljusid uksi saab seestpoolt sulgeda. See tähendab, et kui väljas on vaenlased, on neil raske sisse pääseda. Siin tekib küsimus, kelle eest nad end peitsid. On olemas kummalisi teooriaid, mis ütlevad, et võib-olla tehti see iidse katastroofi, tullukate või mõne muu seletamatu ohu jaoks. Kuid ajaloo seletus on palju selgem. Kappadookia on juba ammu olnud rahutuste, sõdade ja sissetungide läbikäigu koht. Erinevatel aegadel pidid mõned rühmad ja kogukonnad ellujäämiseks end peitma. Seega ei ole Teringuju mingi salapärane punker tullukate jaoks. Õigem oleks seda pidada ellujäämiskohaks. Kui ohp oli lähenemas, said inimesed maa alla laskuda. Nad võisid kaasa võtta toidu, vee, varustuse ja loomad. Nad võisid läbipääsud sulgeda raskete kivistustega. Pealpool võis vaenlane arvata, et kedagi pole, aga maa all peitus elu. Õhk tuli ventilatsioonišahtidest, olid toad inimestele, koht toidu jaoks. Oli käik, mis viis teistesse maa-aluse linnaosadesse. Lihtne on asja mõte, seda ei tehtud uhkustamiseks. See tehti selleks, et nad ei sureks, kui maa peal on ohtlik. See annabki Teringuju loole jõudu. See pole seotud maagia, vaid hirmu, nutikuse ja tugeva ellujäämissooviga. Aga kui Teringuju on linn, mis peideti maa alla, siis on olemas ka iidne paik, mis ehitati vee peale. See on Nan Madol Pohnpei saarel Mikroneesias. Esmapilgul tundub, et see ei peaks seal olema. See pole tavaline küla maal. See pole ka lihtsalt mere ääres asuv maja. Nan Madol on suur tehislike saarekeste kompleks. See tähendab, et palju väikeseid saari on inimese poolt loodud. Need on omavahel kanalitega ühendatud, nii et müüride ja ehitiste vahel on veeteed. UNESCO andmetel koosneb Nan Madol enam kui 100 saarekesest Pohnpei rannikul. Sellel on müürid, mis on ehitatud basaltist ja korallikividest. Siin võib näha kivipaleede, templite, haudade ja elamurajoonide jäänuseid, mis on seotud Saudeleuri dünastiaga. Seda on lihtsam ette kujutada nii. Nad ehitasid justkui oma väikese linna vee peale, aga see pole tehtud ainult puidust. Nad kasutasid raskeid basalttükke. Mõned kivid näevad välja nagu pikad postid või palgid, aga need on kivist. Seetõttu nimetatakse neid mõnikord basaltpalkideks. Siit algabki suur küsimus, kuidas nad suutsid nii raskeid kive liigutada. Neil polnud kaasaegseid kraanasid, meil polnud veoautosid, meil polnud betoonisegisteid. Neil polnud metallmasinaid nagu meil tänapäeval. Seetõttu räägivad kohalikud legendid, et kive lennutati maagia abil.
On olemas lugu kahest vennast, kellel oli võimeid ja väidetavalt nemad ehitasid Nan Madoli erilisel viisil. Legend on ilus osa kultuurist, aga seda ei tohiks võtta kinnitatud ajaloona. Teadlaste seletus on palju lihtsam. Ühel saarel on raske kive mööda maad vedada, eriti kui maastik on tihe, mudane ja korralikke teid pole. Seetõttu on palju praktilisem kasutada vett. Võimalik, et kive toodi kohale parvede, palkide, kanuude või muude vahenditega üle mere ja laguuni. Kui raske see on vees, on seda lihtsam liigutada kui kuival maal lohistada. See ei tähenda, et kivi oleks kerge, see on ikka raske, aga selle liigutamiseks on rohkem võimalusi. Kui see on kohale toodud, saab kive järk-järgult paika sättida, laduda ja neist seina teha. Seda ei tehtud ühe päevaga. See nõuab palju inimesi, pikka aega ja põhjalikku planeerimist. Seetõttu ei ole Nan Madol juhuslik. Seda ei tohiks mõista kui mingit maagilist linna. See on palju muljetavaldavam, kui vaadata seda kui tõelist inimeste loodud saavutust. Sest see näitab, et tollased Pompei inimesed olid logistikaga väga osavad. Nad teadsid, kust kive hankida. Nad teadsid, kuidas kasutada vett teena. Nad teadsid, kuidas ehitada keerulisse kohta. Aga miks nad seda tegid? See polnud ainult sellepärast, et nad tahtsid ilusat kohta luua. Nan Madolist sai Saudeluri dünastia poliitiline ja tseremoniaalne keskus. See tähendab, et siin koondus võim, rituaalid, tähtsate inimeste hauad ja elukohad. See on nagu koht, mis ütleb, et siin elavad juhid, siin viiakse läbi rituaale ja siin näidatakse, kellel on võim. Seega ei näe me Nan Madolis ainult kive. Me näeme ka ühe ühiskonnasüsteemi. On juhid, on töölised, on reeglid, on religioon, on hirm, on austus, on kontroll. Ja siin muutub lugu tõsisemaks. Üks suur ehitis ei näita ainult inseneritööd. See näitab ka, kuidas liigub terve kogukond. On inimesi, kes andsid käsu, on inimesi, kes järgnesid, on inimesi, kes töötasid. Ja on põhjus, miks nad selle vaeva ette võtsid. Seega, kui keegi ütleb, et see oleks olnud võimatu ilma tullukateta, siis nad justkui alavääristavad neid inimesi, kes selle tegelikult tegid. Sest tõde on see, et Nan Madoli seletamiseks ei ole tullukaid vaja. Meil on vaja mõista vaid 3 asja: vett, kivi ja organiseeritust. Nad kasutasid vett, et liigutada raskeid kive. Nad kasutasid basalti, et ehitada tugevaid müüre. Ja nad kasutasid kogu kogukonna jõudu, et lõpetada midagi, mida üks inimene ei suudaks teha. Teringujus ehitasid inimesed maa-aluse linna, et varjuda ja ellu jääda. Nan Madolis ehitasid inimesed linna vee peale, et näidata oma jõudu ja usku. Kohad on erinevad, põhjused on erinevad, aga õppetund on sama. Kui on oht, leiab inimene viisi, kuidas ellu jääda ja me tuleme alati tagasi. Nan Madolis pole tähtis ainult kivide ilu, veelgi tähtsam on see küsimus. Miks nad ehitasid koha, kus on nii raske elada? See asub vee peal, pole suurt maa-ala, kus midagi kasvatada, pole lihtsat kohta, kust värsket vett saada. Palju asju tuleb paadiga kohale tuua. Seega, kui sa seal elad, oled sa sõltuv väljast tulevatest varudest. Siin saab Nan Madoli otstarve selgemaks. See pole lihtsalt tavaline linn, see pole ainult rituaalide paik, see on ka võimukeskus. UNESCO andmetel oli Nan Madol Saudeluri dünastia tseremoniaalkeskus. Seal on paleed, hauakambrid, templid ja elamud tähtsatele inimestele. See tähendab, et siin näidati, kellel on kontroll. On teadlasi, kes usuvad, et juhid ja eliit elasid või hoiti neid võimukeskuse lähedal. Nii oli neid lihtsam jälgida. Nii on lihtsam teada saada, kes on lojaalne ja kes võib vastu hakata. Idee on lihtne. Kui inimene on oma kodukohast kaugel ja sõltub toidust, veest ning kõrgema juhi käskudest, on teda lihtsam kontrollida. Seetõttu ei ole Nan Madol lihtsalt inseneriteaduse ime. See on ka meeldetuletus, et arhitektuuri saab kasutada poliitikas. Kivi ei ole lihtsalt sein, see võib olla ka võimu sümbol, kuid Egiptuses on üks koht, mille saladus on hoopis teistsugune ja raskem. See ei asu vee peal, vaid maa all. See on Saqqara Serapeum. Enamik inimesi tunneb paremini püramiide ja sfinksi, kuid Saqqaras on maa-alune kompleks, mis on täis suuri kivist sarkofaage. Egiptuse ametliku turismi- ja muististeameti andmetel on Serapeum püha Apise härgade matmispaik. Vana-egiptlaste jaoks ei olnud Apise härg tavaline loom. Seda peeti pühaks ja seostati nende uskumustega Jumal Sita kohta. Kui püha härg suri, korraldati talle eriline matus. Seetõttu ehitasid nad maa-aluseid käike ja suuri kivist sarkofaage.
siin muutub seraapium üllatavaks. Sarkofaagid seal ei ole väikesed. Need on suured ja valmistatud kõvadest kividest nagu graniit, basalt või mõni muu raske kivi. Mõned neist kaaluvad koos kaanega mitu tonni. Kui sa meid näed, on loomulik küsida, kuidas nad need tegid, kuidas nad need maa-alustesse tunnelitesse viisid, kuidas nad need õigesse kohta paigutasid, kui neil polnud kaasaegseid kraanasid. Selle tõttu on levinud palju kummalisi teooriaid. Mõned ütlevad, et need ei pruukinud olla mõeldud pullidele. Mõned ütlevad, et see võis olla iidne masin. Mõned arvavad, et seal võis olla mingi energiasüsteem, aku või tehnoloogia, mida me tänapäeval enam ei tea. Aga meil pole kindlaid tõendeid, et seda faktina väita. Selgem seletus tuleb arheoloogiast. Seraapium oli matmispaik. Seda kasutati Vana-Egiptuse religioossetes traditsioonides. On olemas raidkirjad, ülestähendused ja arheoloogiline kontekst, mis viitavad apispulli kultusele. Seega ei ole õige öelda, et see iidne masin on kinnitatud. Tegelikult oleks isegi muljetavaldavam, kui see tõesti on matmispaik. See tähendab, et oma uskumuste nimel olid nad valmis tegema väga rasket tööd. Mitte tehnoloogilise eksperimendi pärast, vaid usu, võimu ja austuse pärast püha looma vastu. Kuid see ei tähenda, et vastus on lihtne. Küsimusi on endiselt. Kuidas nad suutsid kõva kivi siledaks lihvida? Kuidas nad vormisid täpselt nii seest kui väljast? Kuidas nad suutsid rasked sarkofaagid kitsastesse käikudesse viia? Siin tuleb mängu praktilisem seletus. Vanaegiptlased olid juba ammu kivitöömeistrid. Nad kasutasid vase ja kivist tööriistu, abrasiive nagu liiv ning töötasid väga pühendunult. Kui liiva või kvartsliiva kasutati abrasiivina, suutis see kraapida ka kõvemat kivi, kui protsessi korduvalt korrata. See on aeglane, väga aeglane, aga mitte võimatu. Vaja on lihtsalt palju aega, palju tööjõudu ja selget plaani. Et paremini aru saada, mõtle liivapaberile. Liivapaber ei tundu eriti tugev, aga kui sa seda korduvalt hõõrud, muudab see aegamisi puidu või metalli siledamaks. Sama põhimõte kehtib ka kivi puhul. See ei ole kiire lõige, vaid korduv kraapimine, teritamine, toksamine ja poleerimine. Raskete kivide teisaldamisel võisid egiptlased kasutada kelke, rullikuid, rampe, kõisi, puidust tugesid ja paljude inimeste koordineeritud tõmbamist. Vana-Egiptuses on tõendeid, et nad kasutasid sellist meetodit raskete esemete teisaldamiseks. See polnud lihtne, kuid neil oli süsteem. Kõige olulisem punkt on see, et seraapium ei pea olema laseritega ehitatud, et olla muljetavaldav. See on veelgi muljetavaldavam, sest nad tegid selle väga raske töö ära lihtsate tööriistadega, mida kasutati targalt. Ja siin saavad kokku kõik kohad, mida oleme näinud. Kunu Padangis nägime, et mõnikord saab müsteerium alguse looduslikust kivist, mida inimene on kujundanud. Bailasa templis nägime, et inimene suudab terve templi kivist välja raiuda, kui tal on piisavalt head plaani ja kannatlikkust. Yonagunis nägime, et mitte kõik, mis näeb välja nagu trepp, pole inimese tehtud. Mõnikord loob loodus ise kujusid, mis võivad silma ära petta. Terinkuius nägime, et kui maailm maa peal on ohtlik, suudab inimene maa alla turvalise maailma luua. Nanmatoolis nägime, et vesi, kivid ja organiseeritus suudavad luua võimukeskuse ja Serapeumis nägime, et inimeste usk suudab neid ajendada tegema midagi, mis on väga raske, väga keeruline ja võtab väga kaua aega. Seega seda peaks meeles pidama. Pole vaja kujutada muistseid inimesi nõrkade või primitiivsetena. Neil polnud internetti, neil polnud elektrilisi tööriistu, neil polnud veoautosid ega kraanasid, nagu meil tänapäeval. Aga neil oli aega, neil olid töölised, neil olid juhid, neil olid uskumused ja neil oli põhjus midagi lõpule viia, isegi kui see võttis palju aastaid. Seega, kui me näeme iidset ehitist, mis tundub võimatu, ei tasu kohe mõelda tullukatele või maagiale. Parem on alustada lihtsamatest küsimustest. Mis neil siis oli, mida meil tihti enam pole? Kannatlikkus, distsipliin, oostöö ja selge eesmärk. Sest mõnikord pole iidse maailma suurim saladus mitte kadunud masin, vaid inimese võime töötada kaua millegi nimel, millesse ta usub ja mis on temast endast suurem. Ja võib-olla on see põhjus, miks need kivid seisavad siin tänaseni. Mitte ainult selleks, et näidata, mida minevik on saavutanud, vaid ka selleks, et meenutada meile, kui kaugele inimene võib jõuda, kui ta ei anna alla.